Hea sõber, täna alustan John Bunyani palveränduri teekonnast ajendatud mõtiskluste sarja. Miks just John Bunyanist inspireerituna? Kõik rahvad on läbinud mõõdutundetuid ja segaseid aegu, nii ka meie. Selles vaimses segaduses otsime märke ja juhiseid, kuidas jõuda kristlastena igavesele eesmärgile, taevalinna. 2025. aasta oktoobrikuu 2. reedel olime Pärnu Immanueli koguduse meestega suiguspalves ja küsisin Jumalalt selgust, mis oleksid need teemad, mida peaksin lähiajal käsitlema. Ja siis tuli ootamatult vastus võtta John Bunyani palveränduri teekond, seal on kõik vajalikud teemad õiges järjekorras olemas. Nii ma siis võtsingi selle imelise 1678. ja teine osa juba siis 1684. aastal vanglas kirjutatud raamatu ja hakkasin seda uuesti üle lugema. Soovin sullegi seda raamatut ise lugeda. See Pilgrim Progress 1678 siis välja antud on inglise vaimuliku kirjandus üks mõjuvõimsamaid ja enim loetud teoseid. Kasutan Anne Lange tõlget, mis on ilmunud Allika kirjastuse väljaandena ja peab ütlema, et varasemate tõlgete pealkiri on olnud Ristiinimese teekond taevalinna. Seda raamatut on Eestis loetud erinevatest tõlgetest paarsada aastat. Tegemist on ühtlasi inglise kirjanduse klassikaga, mis mõjutas väga tugevalt Eesti ja Liivimaa venaste koguduse liikumist ja läbi selle meie rahva hingeelu ja vaimulaadi. Ma ei kavatse loetud ümber jutustada, kasutan sellest vaid põhilisi motiive ja probleemiasetusi, millega kristlane maisel teekonnal ikka jälle kokku puutub. Märkad kindlasti, kuivõrd sarnased on tänapäeva teeliste vaimsed kogemused toonastega. Kuid minu mõtiskluste seeria liigub siiski filosoofia ja teoloogia järsul ja ohtlikul nõlval. Loodan, et see aitab sindki oma teekonda paremini lahti mõtestada. Nüüd siis ikkagi lühike pilguheit raamatu enda põhilistesse teemadesse ja motiividesse. Palveränduri teekond on kirjutatud vangikongi hämaruses judluste poolt, kes keeldus vaikimast ja jäi kindlaks oma usulistele veendumustele. Selle loo peategelane on kristlane, kes enne seda lihtsalt vääritu. Nii võiks ta olla iga inimene, kes on tundnud, et ta elu vajaks muutusi. Ta ütleb, nähes, et linn, kus ma elan, on määratud hävingule, tõusin ma teele, et leida pääsemise paik. Linn, kus ta elab, on hävingu ehk hukatuse linn. Linn täis ääli ja säravaid tulesi, linn, mis on rajatud tühjusele. Ja mida sügavamaid mõtteid seal puuritakse, seda sügavamaks muutub ka tühjus. Kristlane lahkub sealt mitte oma teadmistele, vaid usule toetudes, sest usu teekond ei alga mitte siis, kui sa midagi tead, vaid siis, kui sa enam ei suuda jääda sinna, kus sa parajasti oled. Ta teekond läheb läbi meeleheite soo, kus iga samm kisub meeleheite mülkasse. Keset seda ebakindlust ütleb ta endale, ma ei suuda enam uskuda. Kuid just seal keset pimedust hakkab paistma esimene valgus. Sest usk leiab Bunyan ei ole tunne ega kindlustunne, see on liikumine edasi, isegi siis, kui kõik tundub kahtlane ja kõle. Ta ütleb, ma nägin, et tee, mis viib taevalinna, ei ole tasane, vaid järsk ja kivine,
kuid need, kes seda rada püsivalt käivad, saavad oma hinge rahu. Tsitaadi lõpp. Teel kohtab risti inimene ilmatarka, kes soovitab tal minna mugavamat teed. Ilmatark lubab, et hing saab kergendust ka ilma liigse vaevata. Kuid kristlane leiab siiski, et mugavus ei vii kuhugi, kui see ei vii tõeni. Ta ütleb, kõik teed näivad õiged sellele, kes iseendale on juhiks, aga nende lõpp on surmatee. Lõpuks jõuab kristlane risti juurde. Siin juhtub midagi, mida ta ei suuda sõnadesse panna. Süükoorem, mida ta endaga kannab, langeb korraga maha ja kaob. Ta seisab risti all tühjade kätega, kuid kergendatud hingega. Ta on kogenud andestust. Ta ei ole enam moraalne võlgnik, vaid vabaks lastu. Ta võib öelda, koorem libises mu seljast ja veeres eemale, kuni see kadus kalju hauda ja ma nägin, et see oli hea. Selles lauses on kogu evangeeliumi kokku võetud. Inimese patukoorem langeb, sest Kristus on selle ristile kandnud. Kuid kristlase teekond ei lõppe seal. Teile jääb veel meeleheite ehk kahtluse loss, kus elab hiid, meeleheide ja hiilguse linn, mis on täis säravaid illusioone. Kõik need paigad on inimeses endas. Me kõnnime siin keset inimhinge maastikke. Läbi lootuse ja hirmu, uhkuse, meeleheite, kuid kristlane ei jää säravaisse illusioonidesse kinni, sest tal on nüüd 2 kaaslast. Ustav ja lootus. See on vaimne vennaskond, sest taevariigi teed ei saa käia üksi, seda teed saab käia vaid osaduses. Lõpuks seisab kristlane surmajõe kaldal. Vesi on tume ja vool tugev, teda valdab kartus, kuid lootus ütleb talle, ole julge vend, vesi on sügav vaid selle jaoks, kes ei usu. Ta astub vette ja astub sellest teisel kaldal välja. Taevalinna väravad avanevad ja ta kuuleb sõnu, sisene rõõmusse, sa ustav sulane. Ja sõber John Bunyani palveränduri teekond on enam kui üks allegooriline vana lugu. See lugu räägib meile kõigi teekonnast, mis viib läbi segaduste ja selguse, pimeduse ja valguse, läbi kahtluste, mis õpetavad usaldust. John Bunyan kirjutas selle raamatuna, kuid tegelikult on see palve, et me ei eksiks mugavuse radadele, vaid julgeksime minna edasi isegi siis, kui tee läheb läbi valu. Sest iga samm edasi on samm suurema valguse poole. Bunyan ütleb, kui sind valgustab see valgus, mis ristilt paistab, siis tead, et su jalad on juba taeva poole teel. Hea sõber, nagu ütlesin, ei kavatsema palveränduri teekonda edaspidi detailsemalt ümber jutustada, küll aga selle loo teatud motiive, mõisteid teoloogilis-filosoofiliselt laiendada. Järgmine kord räägime lähemalt patust ja patukoormast. Seniks kohtumiseni.